Ma palun siia nii-öelda lavale Maarja Öpiku, kes on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor ning botaanikaosakonna taimeökoloogia õppetooli molekulaarse ökoloogia professor. Palun! Aitäh, Kalle! Samuti aitäh kõigile, kes on hommikust saati seda väga huvitavat päeva kuulanud. Aitäh kolleegidele, kes on juurde tulnud, austatud akadeemia president, asepresident, head kolleegid. Mul on hea meel natuke rääkida sellest, mida ma teaduses olen teinud ja siis mõnesid mõtteid Eesti Teaduste Akadeemiast ka. Ehk siis räägime seentest mullas. Tahaksin rõhutada sõna keskkond ja keskkond on teema, mis minu ettekandest saab läbi käima mitu korda. Siin on laelatu puisniit ja selle keskkond niiduna, aga keskkond ka selles mõttes, et me võiksime mõtelda, mis on sellise elupaiga looduse nii-öelda meie talla all, seal nende taimede all, taimede juurte ümber ja all. Ehk siis muld kui keskkond, muld kui süsteem. Ja rääkides mullast kui süsteemist, mõned minu peamised teadustulemused, need on kindlasti loodud koos kolleegidega. Ma tahan rõhutada oma praegust väikest, kuid vaprat mulla ökoloogia töörühma Tartu Ülikoolis. Mõned nendest inimestest on siin ka kohal. Hulk neid tulemusi, mida ma kohe tutvustan, on nendega koostöös tehtud ja tegemisel. Tahan veel rõhutada varasemat keskkonda, nii sotsiaalset keskkonda tööl kui intellektuaalset keskkonda teadlase kasvamisel. Siin on Tartu Ülikooli botaanikaosakonna professorite, võiks öelda, evolutsioonipuu ja mõned nendest evolutsioonipuu tippudest on ka siin auditooriumis kohal. Nemad on olnud äärmiselt olulised minu teaduse ja mõtteruumi kujundajad. Te näete siin professor Martin Zoobelit, kolleeg Meelis Pärtelit, Leho Tedersoo on seal nähtav. Ehk siis keskkond, me rääkisime eile enne suurtest rahvusvahelistest ülikoolidest noorteadlaste kasvamisel. See keskkond, kellega koos nad oma teadust teevad, doktorikraadi, järeldoktorikraadi, on väga suure mõjuga. Et ma tänan neid. Miks üldse rääkida mullast? Üks põhjusi võib olla see, et mullal on meie jaoks olulisi rolle. Üks nendest võib olla see, et mulla elustik mõjutab seda, kuidas asjad, mida me sööme, maitsevad. Me tunneme hästi võib-olla veini maailmast tuntud sõna terroir, aga siin on näiteks ka üks hiljutine sinepi uuring, mis samamoodi näitab, et erinev mulla elustik mõjutab sinepi maitset ja see mõte võiks korduda siis läbi ka minu järgnevate väidete. Räägin põhiliselt mükoriisaseentest, arvuskulaarmükoriisetest seentest ja nemad teevad taimede jaoks päris suuri asju. Suure osa taimede toitainete imamisest teevad siis need seened, samamoodi nad toetavad taimede immuunvastust nii patogeenide kui näiteks ka põua vastu. Ehk siis neil on väga suur roll ökosüsteemides, väga suur roll näiteks ökosüsteemide süsinikuringes, nii et on võimalik arvutada mükoriisaseentesse minevat süsinikuvoogu globaalselt erinevate mükoriisatüüpide kaupa. Need inimesed, kes neid numbreid teavad, on minuga ilmselt nõus, et need süsinikunumbrid on suured. Ja mükoriisaseened on enamuse meie toidutaimede partnerid, ehk siis enamus meie kasvatatavaid toidutaimi on arvuskulaarmükoriissed. Kui me minu töörühma näiteks teadustöö tulemusena saame põllumajanduse rohkem kasutama mükoriisaseeni mullas, siis me saame anda ka meie põllumeestele suurt abi ja meie keskkonnale suurt tuge.
Teadustulemuste mõttes tahaksin üles tõsta 3 peamist tulemust siis. Üks nendest on tegevus, mis on aidanud meil aru saada, milline on siis arguskulaarmükorissete seente ehk krohmseente globaalne elurikkus. Alustasime ühe esimesena globaalsetest seeneelurikkuse töödest, avaldasime siis ajakirjas Science töö, kus leidsime, et metsad ja niidud on oma seeneelurikkuselt äärmiselt erinevad. Tänapäeval on meil andmepunkte rohkem, kui oli siis, aga ka siis oli see töö väga suur. Selleks, et seda teha saaks, lõime me viisi, kuidas mõõta krohmseente elurikkust, selline sõna nagu virtuaaltakson, mis on DNA-põhine liigi, võib-olla et mudel. Mulle tuli see mõte pähe, kui ma olin doktorant ja ma püüdsin oma seeni panna mingisugusesse süsteemi, et neid järjepidevalt rühmitada. See süsteem on siiamaani kasutuses ka andmebaasis Maariam, mida me jätkuvalt arendame ja see on üks siis töövahendeid mükorrhizaseente elurikkuse uuringutes meie töörühmas ja rahvusvaheliselt. Ehk siis me saame väita, meie andmed näitavad, et niitudel ja metsades mullas elavate krohmseente elurikkus on erinev. See kehtib nii globaalselt kui üsnagi lokaalselt. Järgmine meie uuring koos Meelis Pärteliga leidsime, et globaalsetel niitudel on nende seente elurikkus suurem kui muudes kasvukohtades ja selle üheks suureks põhjuseks on ühest küljest keskkond, seesama niidukeskkond ja teiseks põhjuseks ka tänapäeval on siis inimmõju. Inimmõju on negatiivne, et kui meil on kasvukohad inimmõju lähedastes paikades, siis seente elurikkus on väiksem. Minu teine suurem teadussuund või tulemus on, me liikusime siis looduslikest süsteemidest edasi põllumajandussüsteemidesse. Me teeme väga palju tööd praegu koos Eesti põllumeestega, keda me vahel ka kohtame, nagu siit pildi pealt on näha. Nad on üldiselt rõõmsad ja me uurime Eesti põllumuldade elurikkust. Möödunud suvel umbes 2 kuud käis meil mitu ekipaasi väljas ja kogus proove 800 Eesti põllult, mida me nüüd analüüsime. Aga esmaste andmete põhjal me saame juba väita, et kui taimekaitsevahendeid neil põldudel kasutatakse rohkem, siis meid huvitavate seente elurikkus väheneb. Me saame juba siit aidata põllumehi ka mõtlema, kuidas nad saaksid oma põlde majandada. Ja me teame, et loodusmaastik põldude ümber siis soodustab põllumuldade elurikkust. Et taaskord see keskkond. Seda mõtet me mõtlesime edasi ja küsisime, et kas seente elurikkus praegusel põllul on mõjutatud looduskeskkonnast, metsadest, niitudest, nende põldude ümber praegu ja ajaloos ja kõige olulisem lause on serva taga. Põhitulemus on see, et 120 aastat tagasi nende põldude ümber olnud niidud ja metsad kõige paremini seletavad praegust elurikkust. Väga pikaajaline mõju on siis looduskeskkonna elurikkusel tänapäevasele põllumulla elurikkusele. Me küsime ka, mida arvab põllumees mullast ja siin on meil sotsiaalteadlastega käimas üks uuring ja rõhutan vaid seda, et meil on kõvasti tööd teha selles osas, kas põllumees peab mulla seisundit oluliseks, siin olulisemaks kui näiteks sisendhindade muutuseid. Me töötame meie talunikega, et neil oleks meie tegevustest abi. Ehk siis ma väidan, et muld kui ökosüsteem on midagi, kus me oskame kirjeldada seente elurikkust, me oskame luua selleks tööriistu. Me teame juba, et suurem looduslike elupaikade rikkus põldude ümber on kõigile oluline ja et me saame selle enda jaoks tööle panna. 2 sõna ka sellest, mis ma võib-olla ühiskonna jaoks olen teinud või teen ja kuidas Eesti Teaduste Akadeemia, mida ma sellest mõtlen. Olen rahvusvahelise teadusajakirja New Phytologist peatoimetaja selle aasta algusest saati ja
Tegime ka sel suvel ühe sümpoosiumi, mis siis tõi kohale üle maailma taimeteadlased siis Tartusse. See on väga hea viis panna Eesti teadus, taimeteadus, mullateadus maailma kaardile ja taaskord see, et mina olen selle kohani jõudnud, on tunnustus Eesti teadusele. Põllumajandusest rääkisin, ökoloogiline kirjaoskus on kindlasti asi, mis väärib edasiarendamist. Siin on meil olnud erinevad koostööd kunstnikega, toon välja Otepää lähedal oleva maajaama ja selle inimesed. Ja mõeldes Eesti Teaduste Akadeemia arengust on mul 3 mõtet. Ma ei taha öelda, mida mina täpselt konkreetselt hakkaks tegema, aga ma mõtlen, et 3 teemat võiks üles tõsta. Esimene neist on see, et normaliseerime doktorikraadi valitsejate hulgas võib-olla. Tegin väikese uuringu, et kui palju on doktorikraadiga inimesi erinevates valitsustes või valitsusaparaatides, ja näiteks Singapur või Lõuna-Korea edestavad meie piirkonna valitsusi oluliselt nii doktorikraadide osakaalu poolest kui selle poolest, kas need inimesed on hariduselt pigem loodustehnika-teaduste valdkonnast või pigem sotsiaaljuhtimine, juura ja nii edasi. Teine on, tõstame dialoogi kvaliteeti. Räägime argumenteeritult, loomulikult pakume teadmist, ökoloogiline kirjaoskus, aga ka hoiame arutelu tõenduspõhisena. 3. on kasvatame pirukat, ehk kui Eesti riik on rikkam, siis ka see 1% Eesti riigi rahakotist on suurem. Siin on meie Teaduste Akadeemia president seda teemat väga tugevalt vedamas. Aitäh! Lõpetuseks hoiame uudishimu ehk siis huviraamatute vastu varases lapsepõlves ja side keskkonnaga ei tee kunagi paha. Jõu tõstmisest võin ka rääkida, kui keegi tahab küsida. Okei. See tuleb pärast hiljem, kui siin suupisted jagatakse, aga Eesti raamatu aasta puhul oli selle väga hästi tehtud märkus. Nii, palun küsimusi. Ja, palun. Tore ettekanne taaskord. Mul on mitte spetsialistile, kas sa räägib mulle korra sellest kroomseenest, mis asi see on ja miks see kroomseen on nii tähtis ja kus ta on selline nähtamatu või nähtav või te üldse kohe ei tea mitte midagi, miks on kroomseeni tähtis? Need on ühed seentest mullas ja need on seened, mis elavad koos taimejuurtega, suure enamuse meie taimeliikidest juurtega koos elavad kroomseened. Need on need mükorisa seened, jah. Uus. Nii, kas on veel küsimus? Mina, või et selle hakkavad käed, ma kasutan võimalust vahel küsida, et see, mis sa näitasid, see ajaline skaala, et me tegelikult paneme tänase elurikkuse mullas, kasutame seda, kas on krohm või kohr? Krohmseened, ma pean siin välja tooma, ma segan siin korra, erast parmast oli selle sõna või eestikeelse termini taga ja krohm tähendab mingis Eesti murrakus põõsast, ehk siis, et mitte öelda arbuskulaarmükorised seened, siis erast parmast pakkus välja, nimetame neid eestikeelsena krohmseenteks. Nii, et krohmseened, et sa näitasid, et see tänane elurikkus tuleneb tegelikult sellest, et need kunagised põllulapid olid ümbritsetud nende niitude ja metsadega. Ja see, mis ma tahaksin küsida, on see, et aga kui me võtame sealt selle tüki mulda, võtame kuubiku ja lähme viime nad kusagile, kus see selline rikkus, nagu elurikkus ja ka näiteks taimekasv on pärsitud, sellepärast, et nende sama krohmseente mitmekesisus või arvukus on madalam. Et kas see niiviisi töötab? Lühike vastus on jah ja pikk vastus on sõltub, aga me oleme ka ise teinud siin taimkate taastamise katseid, kus me oleme viinud Eesti ammendatud karjäärialadele krohmseeni mullas koos taimeseemnetega, sest neil on taimi ka vaja, et koos nendega kasvada ja see oli väga hämmastav, kui kiiresti taimkate nendel konkreetsetel lappidel taastus biomass ja ökosüsteemi funktsioonid,
aga kuivõrd teravalt meie katselapi kõrvale see taimkate ei jõudnud meie paari aasta jooksul taastuda, ehk siis ilmselgelt siin on funktsioon, mida saaks kasutada taimkate taastamisel väga edukalt ja loodus, mis suudaks siis sealt edasi levida, on aeglane. Ehk me saame kiirendada neid taastumise protsesse kroomseente ja ülejäänud mullaelustiku viimisega kuhugi, kus neid on vähe. Sama teema võib olla oluline ka paljude nende bioväetiste puhul, eks ole. Et meil on mõtet arendada bioväetisi põldudele, paikadesse, kus meil on kas seente või bakterite mingi mullaelustiku rühma funktsionaalsus on langenud, aga meil ei ole mõtet neid viia sinna, kus nendega on kõik okei, ja võib-olla on üks viise, kuidas neid majandada hoopiski see, et me mürgitame neid vähem ja väetame neid vähem, ehk siis me leiame need pehmed viisid. Need mõlemad võivad olla võimalikud. Jah, Mart Saarma, palun. Ja aitäh huvitav ettekande eest. Minu küsimus puudutab natuke teaduse traditsioone. Me siin oleme täna majas, Lussi majas, selts, mis on asutatud 1850 ja kopikaid ja vist on kõige vanem regioonis pidevalt tegutsenud selts. Tartu Ülikoolil on teadupärast loodusteaduses 19. sajandist väga pikad ja soliidsed traditsioonid. Ja ökoloogia traditsioon vist algas Theodor Lippmaaga, võib-olla varem. Ja nüüd, 21. sajandil, Tartu Ülikooli ökoloogid on tõusnud kõikide näitajate järgi absoluutsesse maailmaklassi. Kuidas seda fenomeni seletada? Why are you so good? Ma olen seda küsimust ise korduvalt endale esitanud ja jõudnud ikka ja jälle tagasi selle juurde, et üksikutel inimestel võib olla väga suur mõju, mis on ka põhjus, miks ma räägin keskkonnast, et raha võib palju olla, aga kui meil ei ole inimesi ja mõtteid ja seda keskkonda, mis soodustab mõtlemist ja tegutsemist, siis see rahaga palju ei aita. Üks Eesti teaduse veidraid fenomene minu meelest on see, et väikese rahaga on tehtud nii suuri asju. Ja tõepoolest, et meil on olnud Lippmaa, meil on olnud Hans Strass, meil on Martin Soobel, meil on Ülo Mander, meil on Meelis Pärtel, ehk siis, et nende inimeste selline, ma tahaks tilgutada, eks ole, tilga vett ja mõelda nende lainete peale, mis sealt edasi liiguvad. Nende inimeste mõju on väga suur. Nad loovad keskkonda. On minu arvamus sellest. Väga toredasti öeldud. Ja sa tahtsid oma küsimust küsida? Okei. Nii, kui meil rohkem küsimusi ei paista ja ma arvan, et ka veebist midagi ei paista, siis ma kõigepealt tänaksin Maarjat. Ja